Kuna sooline identiteet puudutab meie enda eluvalikuid, meie enda isikut, siis kipume me soo teemadel sõna võtma lähtudes oma kõhutundest või talupoja tarkusest. Kui meil aga on vaja teha mingisuguseid otsuseid, olles siis näiteks juht, olles ametnik, siis me peaksime meeles pidama, et me võiks mõelda laiemalt kui ainult lähtudes Souri ja Michael Kimmeli sõnastatud mõistest tuuleefekt, wind chill efekt inglise keeles, mille kohaselt pole inimestel oluline mitte see, kui külm tegelikult on, vaid see, kui külm meil tundub olevat. Peame kogu aeg sooküsimustest rääkides silmas pidama, et meie oma tõekspidamisi, oma stereotüüpe, oma norme võiks võrrelda või peaks võrdlema teaduslike uuringutega. Neid teaduslikke uuringuid võiks kasutada erinevaid. Ühelt poolt peaks vaatama statistilisi andmeid, mis näitavad meile trende soolõikes. Näiteks tuvastavad palgalõhe, annavad meile teada, kui palju mehi võtab isapuhkust, milline on surmade statistika. Nende andmete kõrval peaks aga koguma ka kvalitatiivseid andmeid, mis toovad sooprobleemi indiviidi tasandile, mis aitavad näidata, kuidas soorühma moodustavad inimesed teevad valikuid ja milliseid käitumisi nad otsustavad teha. Näiteks selliste andmete kaudu on meil võimalik teada saada, miks mehed otsustavad isapuhkust mitte kasutada. Heade otsuste tegemiseks on meil vaja neid mõlemaid andmeid. Meil tuleb meeles pidada, et elanikkond ei ole kunagi üks mass, sooliselt ühtne hallide inimeste grupp, keda saab ühtse mõõdupuuga mõõta. Ühiskonna moodustavad alati väga erinevalt paigutanud naised ja mehed, kelle heaolu ja hakkamasaamise tagamiseks peaksime nende erinevust tajuma ja me peaksime selle erinevuse tajumise järel rakendama ka erinevaid poliitikuid. Nägime seda väga selgelt COVID-19 pandeemia ajal, mil näiteks lastega ja lasteta naised olid väga erinevas rollis. Lastega naised pidid lisaks oma palgatööle igapäevaselt kodus hakkama saama nii koka, koristaja kui ka vaimse tervise spetsialisti rolliga ning lisaks nende enda kanda olevatele kohustustele pidid nad hoolt kandama ka kogu perekonna emotsionaalse heaolu eest. Sarnaseid erinevusi tuli välja ka erinevate vanusegruppide inimeste ja ka puudega inimeste puhul. See tähendab, pandeemia aitas meil mõista, kui erinevad on inimeste vajadused meie ümber ja kui palju me peaksime neid erinevusi arvestama, kui me tahame neid kohelda õiglaselt. Kui riik on oma eesmärgiks seadnud soolise võrdõiguslikkuse saavutamise, siis peame suutma näha erinevust meie ümber. Mitte ainult naiste ja meeste erinevust, aga üldse elanikkonna mitmekesisust arvude taga.